Ühel sombusel pärastlõunal tulin kiiruga koolist koju, et midagi hamballa pista. Oma hooletuses pillasin ma kogemata vihiku maha. Vihiku vahelt lendas välja ka üks värvikas flyer. See pani mind kätele mõtlema ning järgneva filmijupi pühennagi just nimelt kätele. Ei möödu päevagi ilma käte abita. Käed on meie sõbrad ning aitavad meid alati, kuid inimesed pole ikka eluga rahul. Mõeldakse ju alatasa sellele, mis meil puudub, kui sellele, mis meil olemas on. Kas tõesti vaja käest ilma jääda, enne kui mõistetakse käte väärtust? Kui palju me päevas või aastas üldse kätele mõtleme? Julgen väita, et mitte just eriti palju. Aga nüüd ja praegu on teil suurepärane võimalus hetkekski mõtted oma kuldsetele kätele suunata. Ka nemad vajavad tunnustamist. Käed riimub sõnaga väed ja nii see ongi. Inimese vägi peitub tema kätes. Kahjuks leidub maamunal inimesi, kes seob käte võimu vägivallaga. Needsamad käed, mis ühel hetkel nii siiralt kallistavad, võivad järgmisel hetkel kellelegi sinise silma tekitada. Olete kunagi mõelnud, miks politsei ohvri käeraudadesse aheldab? Kas selleks, et ta ei saaks põgeneda? Ei. Hoopis selleks, et inimeselt võim ja vägi ära võtta. Kui inimene oma käsi kasutada ei saa, siis tunneb ta end tühisena. Nagu ka silmad, nii on ka käed inimese hingepeegel ning samas ka visiitkaardiks. Käed on justkui inimese teiseks suuks. Nad võivad öelda rohkem kui 1000 sõna. On ka inimesi, kellel on käed ainsaks suhtlusvahendiks. Tänu kätele saavad ka viipekeelt kõnelevad inimesed oma õnne ja kurbust teistega jagada. Juba esimesel kohtumisel võib tänu käte abile inimese kohta paljugi teada saada. Kas käte välimuse järgi või hoopis käte tegutsemise järgi? Inimese käed on niivõrd salapärased, et nad reedavad alateadlikult inimese hetkeseisundit. Kui inimene on närviline, siis hakkavad ta näpud alateadlikult kas pastakat keerutama, lauale klõbistama või siis ehteid või juukseid näppima. See näitab inimese ebakindlust või soovi mitte hetkel selles seltskonnas või ruumis viibida. Käed näitavad ka inimese osavust. Kas siis kudumises, kokkamises, arvuti taga töötamises või hoopis meikimises. Pikad näpud võivad olla eksitavad. Kui inimesel on pikad näpud, on ta siis kurikuulus pikanäpumees või hoopis pianist. Kuid äkki on ka kitaristil pikad näpud. Milleks raisata oma käsi lõhkumisele ja löömisele, kui meil on võimalus antud luua ning kallistada. Käte abil väljendame ka oma tundeid, oma hirmu, viha, stressi, häbi kui ka hellust ning armastust. Me ei viska pärast pikka tööpäeva käsi varna, hoolimata sellest, kui väsinud nakka poleks. Needsamad tööinimese käed võivad luua meie ümber ka piduliku atmosfääri. Šampusepauк ning pokaalikõlin satub meie kõrvu just käte algatusel. Selleks, et silmad saaksid küünlavalgel särada, peame samuti oma käsi tänama. Maailm on loodud käte abiga, oleks väär seda mitte hinnata. Hooli, hinda, armasta, hellita ja usalda oma käsi.